valitsuse teadus- ja arendus- ja innovatsiooninõukogu liige. Ivo Suursoo, lava on sinu. Aitäh, sa tegid selle nii pidulikuks. Meie tänase õhtu on ju see kava on olnud selline, et me ei räägi nii palju tehnoloogiast, vaid rohkem sellisest suurest pildist ja ma jätkan seda liini. Ja ma toon sisse uue sõna, see sõna on nutikas ja miks? Sellepärast, et kuna see järgmine osa, mida me Taunoga teeme, räägib siis põhimõtteliselt siis innovatsioonist ja küberturbest, aga seda läbi targa ettevõtte, aga tark ettevõte ei kõla minu jaoks nii hästi kui nutikas ettevõte. Ja selleks, et rääkida nutikast ettevõttest, ma ei saa üle ega ümber, ma pean alustama sellest, et nutikas ettevõte toimetab mingis ökosüsteemis, see on nutikas riik ja veel parem nutikas majanduskeskkond. Ja sellest siis ökosüsteemi ülemisest otsast ma alustan. Et ma teen kõigepealt väikse polli, sihukese füüsilise, ei võta digivahendeid, et kui paljud teist teavad, et eelmisel aastal võeti Eestis vastu selline asi nagu digiühiskonna arengukava. Visake näpp püsti. Ütleks 2%. Väga hea. Et siis ülejäänudele heaks teadmiseks, et selline asi on olemas, see tegelikult on hea tunda, et meil on ju riiki juhitakse mingisuguse kava alusel. Neid tuleb veel, uskuge, ma räägin. Kohe näitan, mis siin kõik tuleb. Digiühiskonna arengukava toob veel ühe sõna sisse. Vägi. Ehk siis selle visioon on, et Eesti on täis digiväge. Vägi pidi olema 1/300 Eesti kõige vanemast sõnast. Mina seda kinnitada ja ümber lükata ei oska, aga on küll, vägi on sihuke väekas sõna, on ju. Ja see visioon räägib põhimõtteliselt sellest, et kui ma ei hakka seda nagu kogu lugu on loomulikult rääkima, seal on nagu 3 arengusuunast ja nii edasi, aga kuidas seda mõõdetakse, mis see eesmärk on põhimõtteliselt see, et siis rahulolu avalike digiteenustega 2 lõikes, et kas eraisikud, kodanikud on rahul ja siis kas ettevõtjad on rahul. Siis mõõdetakse ühendusi ja siin on siis välja valitud üks asi ja see on see ülikiire interneti kättesaadavus. Ja siis 4. komponent on siis see, et küberruum peab küberohtudele vastu. Ehk siis niimoodi seda Eesti digiühiskonda siis juhitakse sealt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Okei, me saime nüüd aru, et mis see nutikas riik, kuidas see, mis seal need olulised asjad on ju, aga liigume nutikasse majandusse. Et veel, kui paljud teist teavad, et eelmisel aastal võttis Riigikogu vastu sellise visioonidokumendi nagu Eesti 2035. Üks käsi, väga hea. Veel 1, 2, 3. Siin olukord läks kohe, protsent tõusis. Jälle on hea teada, on ju, meil on veel üks paber. See ei ole muide üldse vähe tähtis, sellepärast, et selles paberis räägitakse muide jumala õiget juttu. Ja seal on majanduse kohta 2 märgusõna, ma ütleksin. Üks on väga loomulik, on see vastutustundlik, ehk siis kõik see, mis suunab meid sinna sellesse rohe teemasse, on ju. Lihtsalt sellepärast, et see on ju kohutavalt populaarne ja täna ka möödapääsmatult vajalik. Kuidas me oma selle energiavärgiga siin hakkama saame, on ju. Aga teine sõna on uuendusmeelne. Ja see uuendusmeelne ei ole seal tegelikult üldsegi nagu juhuslikult. Ja ma räägin selle ära, miks ta on seal. Ja seda mõõdetakse, kuidas seda majanduse, siis Eesti 2035 on siis visioon Eestist aastal 2035 ja majandus on seal üks osa, on ju. Seal on mitu osa. Ja ma räägin praegu majanduse lõikest ja seda mõõdetakse selliselt, et Eesti tööjõu tootlikkus tõuseb 110% Euroopa Liidu keskmisest. Ma arvan, et enamustele ei ütle see midagi. Ma kohe räägin, mis see tähendab, et teil tekiks ka tunnetus, et kuidas see touch on, et kus me oleme aastal 2035. Niisiis, ühesõnaga jätke meelde, see uuendusmeelne, see on tegelikult oluline sõna, sest see ongi see, mis meid sinna viib. Ja nüüd ma räägin, kuidas ta sinna viib. Ma ei tea, kõik te sinna tahvlil ei näe, aga ma räägin ära. Tulen korraks siia juurde, sest siit on kõige parem näidata. Et tänane reaalsus on see, et viimase 10 aastaga, kümnendiga siis kuskilt sealt aastast 2010 kuni 2020 on Eesti siis tööjõu tootlikkus. Mida see tööjõu tootlikkus näitab? See näitab seda, et kui hästi meil läheb. Sest et mida tootlikud me oleme,
Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on ju. Siin on siis need 2 posti, siin on 70% ja siin on 80%. 10 aastaga 10% punkti. 70-80. Väga hea, jätame meelde. Ja see näitab seda, on ju, et kui me oleme tootlikumad kui naabrid, no siis me põhimõtteliselt saame maksta kõrgemat palka kui naabrid. Niimoodi ta siis lõppkokkuvõttes tuleb on ju ühiskonnas siis inimese heaolu tasemele välja. Nii 80% aastal 2020 jämedalt on ju. Ja eesmärk on siis 110 ehk vahe on 30% punkti. Ehk siis 10 aastaga oleme teinud ära 10, järgmise 10-15-ga tahame ära teha 30. Ehk siis nagu tempo peaks kasvama. Ja ei ole ilmselt raske arvata, et mida lähemale me jõuame Euroopa Liidu keskmisele oma tootlikkuselt, seda raskem on iga järgmist protsenti on võtta raskemast. Alguses on lihtne, on ju. See on nii nagu ettevõtte alustamisega. Alguses läheb nagu käive kiiresti üles, iga järgmine protsent tuleb raskemalt. Eks see on nagu loogiline küsimus, et how the heck this can happen? Et väga hea, eesmärk on paberile kirja pandud, Riigikogu on nagu templi alla löönud, kuidas me teeme selle 30% ära. Mul on hea uudis, meil on veel üks paber. Selle paberi nimi on teadus-arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava. Pikema pealkirjaga dokumenti riigis ilmselt ei eksisteeri. Aga mul on ka hea uudis, et tegelikult vaatamata sellele tegemist on väga pika pealkirjaga. Tegelikult jumalale õiget juttu räägib ja miks ma räägin teile. Ja põhimõtteliselt sellepärast, et ma võtan ühe World Economic Forumi lihtsa pildi ette, kes tagapoole ei näe hästi, võib-olla siis ma seletan. See seletab selle arengukava mõtte ära. See vasakpoolne kõige alumine, see kujutab ette siukest, kas mingi teemanti või mingi siukse nagu loodusressursi kaevandust, üüber suurt. Ehk siis maailma majanduses mõttes on riigil 3 valikut. Kas sul on nagu väga head loodusressursid, mis on see alumine vasakpoolne pilt, et sa saad midagi kaevandada on ju, ja müüd selle maha. Eestis meil on ju, seda me oleme ka aastaid proovinud, lõikame metsa maha, müüme metsa maha, palgi maha on ju. See on kõige nagu see põhimõtteliselt rumalam asi, mida üldse teha saab. Siis järgmine tase on sealt nagu nõks kõrgemal on ju, on siis nagu, et kui sul nagu factor driven või siis nagu varadel põhinev majandus, siis järgmine tase on efektiivsusel põhinev majandus, et sa lõikad palgi maha, teed sellest palgist midagi ägedat valmis, sa paned sinna nii-öelda lisandväärtuse juurde ja siis müüd. Sa saad müüa on ju juba kallimalt. Aga selle järgmise taseme mõte on tegelikult efficiency driven majandus on see, et sa lõikad kiiremini. Et sa lõikad sama inimeste hulga ja sama ajaga lihtsalt palju rohkem ja siis müüd maha. Et see on see järgmine tase, efficiency driven. Et kui me nüüd mõtleme seda, et kui palju meil on inimesi, et tõenäoliselt mingites maades oleks see jube hea strateegia, ma ei tea, Hiina on ju. Sul lihtsalt nii palju inimesi, et sa lihtsalt pead nad kiiremini jooksma panema. Ja see, mida meie siin ju väga paljuski ka räägime, on ju kõik see, mis puudutab digitaliseerimist, see läheb väga paljuski sinna efficiency driven majanduse alla. Aga reaalsus on see, et kui me paneme ennast Euroopa Liidu konteksti eesmärk on 110%, ehk siis Euroopa keskmisest 10% paremini, see tähendab seda, et me peaks millegi poolest olema nagu 10% oma efektiivsusest parem. Kujutame ette, et me oleme nagu 10% soomlastest, norrakatest, taanlastest, bulgaarlastest ei ole ilmselt lihtne, ei ole keeruline, tähendab parem olla, aga tegelikult nagu kiiremini joostes on väga väike tõenäosus, et me saame keskmisest paremaks. Et selle strateegiaga saab keskmistele järgi, aga ei saa mööda. Ja jääbki 3. tase ja see on põhimõtteliselt nutikus, ehk siis innovation driven. See tähendab seda, et sa võtad selle puidu maha, kõigepealt sa lõikad sealt paremast osast mingisugused tükid, mis lähevad siis nendeks tervikuna laedaladeks, ülejäänudest teed liimpuitu ja sellest, mis enam järgi ei jää, sellest teed tselluloosi ja sellest, kus veel midagi järgi ei teed puidutööstuse mingisuguse keemiakomponendi, teed sealt on ju puidukangast ja nii edasi. Ehk siis sa suudad selle majanduse läbi innovatsiooni keerata nii efektiivseks, et sealt tekibki lisandväärtuse kasv. Ehk siis sa ei müü palki, sa müüd kõik selle lisandväärtuse, mitte ainult siis lisatooted, aga selle läbi nutikuse teed sellest ressursist midagi väga-väga ägedat. Ja see ongi reaalsus, et kui me tahame sinna jõuda sinna 110%-le, siis ei ole Eesti mitte ühtegi muud varianti, kui see, et meie tulevikku tagavadki need kõrgema lisandväärtusega innovaatilised ettevõtted. Muidu me jääme sinna keskmise alla. Siin ei ole lihtsalt teist varianti. Niisiis,
tegelikult nagu on ju, ühesõnaga, sellised paberid on meil riigis olemas, on ju. Ja ma arvan, et täitsa nagu mõistliku juttu ajavad. Nii, ja kui me paneme, see oli nüüd nutika majanduse kontekst, on nüüd, no me saame aru, et okei, selleks, et kui meie tahame, et meie ja meie lapsed, ma ei tea, 15-30 aasta pärast hästi elaksid, on ju, siis on vaja selliseid ettevõtteid, et proovime selle siis konteksti panna, et millised need ettevõtted on. Ja ma teen hästi lihtsustatult sellise ettevõtte arengumudeli, et alustame sellest, no, et kui on alustav ettevõte, noh, võtame siin tabureti tootja. No millest ta alustab, on ju, tuleb leida mõned inimesed, siis tuleb leida keegi, kes tahab on meil siin 3 jalaga tabureti, on ju. Siis pead need taburetid maha müüma, leiad mööblipoe, kes on nõus ostma, on ju, siis sa võtad veel inimesi ja nii edasi, et siis see on selline alustava ettevõtte, on ju, sa otsid oma product market fit'i ja hakkab elu käima. Nüüd järgmine tase on siis, see on suuresti, ütleme, kui me paneme kogu majanduse konteksti, siis on see siis ressursi driven või siuke ressursipõhine majanduse tase. Järgmine on see, et okei, aga et juba hakkab nagu müüma, et nüüd võiks proovida kiiremini ära teha, et jääks nagu midagi, noh, jääks sinna võileva peale ka midagi, on ju vorsti. Siis hakatakse efektiivsust otsima. See ongi see koht, kus siis nagu algab kõik see digitaliseerimine, automatiseerimine, et saaks teha nagu Fordi, on ju. Neid taburette nagu hooga läbi lasta sama inimeste arvuga. Ja kui seal ühel hetkel piir ette vastu tuleb, et noh, et tee, mis sa teed, Poolas tuleb odavam taburet. No ükskõik kui palju sa digitaliseerid, on ju. No tuleb odavam, noh, sest neil on seal tööjõud odavam, on ju, neil on seal puit odavam, neil on elekter odavam, on ju. Et noh, et siis oled ikka ühel hetkel selles kohas kinni, et kurat, et excuse my French, on ju. Et sellega sinna 110% juurde ei jõua. Ja siis järgmine tase ettevõttes ongi siis see, et no siis hakkad tegema toote ja teenuse innovatsiooni ja mõtled, aga mille eest makstakse rohkem? Mida need inimesed päriselt vajavad? No vajavad, siin on üks siukene nagu, ma ei tea, põrandal istumise tool, kuhu saad arvuti peale panna või noh, whatever, laseme on ju oma selle mõttelennu käima, on ju. Ehk siis sealt tulevad need deep tech, new age ja tooted, uued ärimudelid. Ja see on see põhimõtteliselt tase. Need on need ettevõtted, kes viivad meid sinna 110% juurde. Ja kui siin mõelda ettevõtte, nii-öelda nagu, mida üks ettevõtte läbi peab tegema, on ju, siis seal ongi selles faasis, siis keskelt algab see digipööre, üleval tuleb ära teha innovatsioonipööre ja noh, kõike seda puudutab loomulikult ka see rohepöörde värk. Ja nüüd seda digi- ja innovatsioonipöörde olemust me siis nüüd lähme järgmisena korraks puudutama. Ehk siis see oli nüüd see nutikas ettevõte. Me saime aru, on ju, mis on nutikas riik, milline see majandus peab olema ja mis on oodatud see ettevõtete tase, on ju, kes meid aitavad ja meil selle elu ilusaks siin Eestimaal teevad. Nii hästi. Võtame selle keskmise taseme, on ju, selle digipöörde. Ma arvan, et siin ei ole, ma arvan, selle seltskonnale midagi uut, on ju, et eks ta koosnebki 2 poolest, on ju, üks on see, et kõik see, mida sa saad teha sisemise efektiivsuse kasvuks, on siin see vasak pool, teie poolt vaadates paremal pool on ju see oranž värk, ehk siis sa saad nagu protsessid efektiivistada ja teha siuke nagu öeldakse employee engagement või employee experience, et sul töötaja töökogemus on lihtsalt tänu digitaliseerimisele nii hea, et sul inimesed tahavad sinu juures töötada, on ju. Ja protsessid on efektiivsed, siis on see osa nagu hästi kaetud. Siis teine pool on see, millega siis läbi digi luuakse väärtust kliendile. Ja see algab siis nagu kliendi kogemusest, on ju. Sest täna ei ole ju mingi saladus seda, et ega me ei osta selle käest, kellel on nagu parem toode, vaid me ostame selle käest, kust me saame parema kogemuse. Et see puudutab, ma ei tea, noh, alates mobiiltelefonidest kuni triikrauani, ehk siis kokkuvõttes see emotsionaalne kasu, ehk siis see väärtus, kliendi kogetav väärtus ei ole ainult spetsifikatsioon, vaid see on kogu tervik sellest tajust, mida sa selle tootega siis kaasa saad ja kuidas sa sellega samastud. Ehk siis kõik see, mida me digitaliseerida saame kliendi kogemuse poole peale ja 4. kast all vasakul on siis uued tooted ja teenused, ehk siis kuidas üldse panna andmed, meie töö käigus kogutud andmed meie kliendi jaoks raha teenima ja selle eest küsida talt siis veel lisaraha, põhimõtteliselt lihtsustatult öeldes.
Ja no seal keskel on kõik see andmeanalüütika, tehisintellekt ja masinõppe, mis siis kõiki nendesse 4 suunda töötab. Et okei, see tuleb tööle panna. Päris selge, jaa. Aga et kuidas see käib? No põhimõtteliselt suures pildis käib see selliselt, on ju, et tuleb teha kõigepealt 2 sammu, tuleb teha süsteemne digitaliseerimise analüüs. Noh, siin on näide ühest sellisest, lugeda ei näe, aga ma tõmban siin joone ümber, siin vasakul on üks niisugune grupp, see on ühe tootmisettevõtte digitaliseerimise analüüs, kus on siis punane, tulen korra ise vaatan ka, see punane oli siin on kõik protsessid, punane on selle protsessi olulisus, roheline on, kui palju ta ressurssi võtab, siis see valge on, kui sagedasti seda protsessi kasutatakse ja sinine on siis digitaliseerituse tase. Ja siin on kvaliteedikontrolli jupp, kus on siis näha, et digitaliseeritustase puudub, keskmine ressursimahukus, äärmiselt oluline ja väga sagedasti rakendatav protsess. No, tundub hea mõte, et ära digitaliseerida. Või siis vastupidi, on ju, tarnijate valiku hindamine. Noh, keskmiselt oluline, digitaliseeritud ei ole, ressurssi väga ei võta, sagedasti ei kasutata ka, noh, tõenäoliselt ei ole mõtet sinna kohe esimeses sammus minna raha kulutama. Et noh, sellise süsteemse digitaliseerimise analüüsi peaks ettevõtte on ju kokku panema. Ja no siis tegema sellest töökava, et mis järjekorras, mis asjad ära lahendatakse. Et nii lihtne see iseenesest ongi. Nüüd, okei, aga see on, ma arvan, enamustele nagu päris hästi hoomatav. Keerulisem küsimus on see, et okei, et kuidas see innovatsioonipööre, et kuidas siis ettevõte saab selliseks ettevõtteks, kes siis on see, kes teeb ära selle kõrgema lisandväärtuse, toob selle 110% tööjõu tootlikkust Euroopa keskmisega. Ja siin tuleb aru saada, et mis asi on innovatsiooni juhtimine. Innovatsiooni juhtimine on oma loomult teadlikult juhitud kurvid. Noh, kohe läheb ralli ja peale mõte. Ja need kurvid, mul on siin jälle üks pilt, hästi väike pilt, aga ma räägin teile, mis siin on. Et kui te mõtlete mingi toote peale, mida te olete kasutanud, siis on tavaliselt alati niimoodi, et alguses on see tuleb mingi uus toode välja, sest on hästi põnev. Siis tekivad need early adaptorid, kes tahavad seda katsetada. Siis tekib kasv, inimesed kohanevad, õpivad seda kasutama. Ühel hetkel on see, et tuleb konkurents. Konkurents hakkab ka midagi sellist pakkuma. Ja siis see S jõuab sinna ülemisele servale. See tähendab seda, et see on see koht, kus turul on sellise tootepakkujaid palju ja ainukene põhimõtteliselt eristuvus on hind, on ju. Ehk siis see on toote lõpufaas, kus ainult ongi põhimõtteliselt päästab ainult hind. Enne seda peab olema selge, et kas sul on midagi uut pakkuda, ehk siis see on ühe S-kurvi lõpp ja selleks ajaks peaks juba seda toodet asendama mingi järgmine S põhimõtteliselt. Ja see ei ole ainult toodetes kinni. See on tooted, teenused, aga ka ettevõtted kõigepealt sünnivad ja surevad läbi S-kurvide. Ehk siis tuleb aru saada oma ettevõttes see, et millised tooted on, millises S-i faasis ja kuidas siis ühelt S-ilt teise liikuda. Mulle endale kõige rohkem meeldib Alex Osterwalderi üks ütlus, kui ta ütles, et Osterwalder on ju Strategizer.com-i asutaja, kes siis on üritanud just sellist nagu ettevõtte strateegilist mõtlemist ja ka selliseid nagu arendusprotsesse kanvastesse laduda. Ja tema on öelnud, et innovatsioonil on rohkem ühist kirurgiaga kui kreatiivsusega. Et kui sa tavaliselt ütled inimesele, et kuule, nüüd on vaja innovatsiooni teha, siis esimene mõte on see, et nüüd ostame kasti veini, lähme istume maha ja hakkame nagu brainstormima. Et see ongi ju, et mingid head ideed on vaja. Noh, mis muu on? Head ideed on vaja, aga midagi muud ei olegi vaja ju. No ma ütlen teile, et mul on halb uudis, see ei ole nii. Et ideid on maailmas palju ja tegelikult on see, et küsimus on selles, et miks innovatsioon on rohkem kirurgia kui kreatiivsus, sellepärast, et kui sa nüüd ostid selle kasti veini ja genereerisid 10 ideed, siis pead need 10 ideed kõik ära testima. Selleks peab olema sul mudel. Et ei ole olemas maailmas inimest, ja ma kohe näitan teile, et seda tõestada, kes võtab need 10 nimekirja ette ja valib sealt selle ühe, mis ongi, no see tõesti see kõige parem idee. Et muidugi nii võib juhtuda, aga enamustel juhtudel see nii ei ole.
ja selle tõestuseks on väga hea, on Jeff Bezos on hästi öelnud, et we are probably the best place in the world to fail. See on siis Amazoni juht ja no mõned näited. Kui paljud teist mäletavad või üldse kunagi kuulis sellisest asjast nagu Amazon Local? 2012 tuli välja. Ma oleks siiralt imestunud, kui keegi teaks sellest midagi. 2015 pandi purki tagasi. See oli põhimõtteliselt selline keskkond, kus sa siis võisid uurida, mis on sinu lähiringis, mingisugused eripakkumised või see, millega 2014 Coupon läks on ju börsile. Amazon tegi selle 2012, total fail. Või siis Amazon Auctions, enam-vähem total fail. Või siis Fire, seda võib-olla isegi keegi mäletab. Need on kõik näited sellest, et tuleb katsetada. Tuleb katsetada. Ja kas me ütleme selle baasilt, et tegemist on ebaõnnestunud ettevõttega täna? No, ei ütle. Niisiis, innovatsioon on kirurgia, sa võtsid kasti veini, said 10 ideed, kõike 10 ideed tuleb testida. Aga selle jaoks on vaja mingit mudelit. Ja see ongi põhimõtteliselt see loogiline järgmine samm, et sul peab olema innovatsiooni juhtimise protsess, aga ka raha, et see asi ära teha. No protsess, kui nagu keerata väga kangeks on, siis võiks öelda, et selle jaoks on üks uusimaid isosi, mul on aeg läbi, üks uusimaid isosi, et väga hea, aga see on selgelt, iso on alati raskekaalastele. Siis tuleb ikka korralik ettevõte on ju, kutsutakse töögrupp on kõige olulisem on ju. Kutsutakse töögrupp kokku ja tehakse innovatsioonistrateegia. See on ka väga jumala õige. Aga see on pühendunutele, aga tegelikult ütleme, et alguseks on päris hea, kui on olemas mingisugune kokkulepitud parim praktika. Kokkulepitud parim praktika tähendab ka näiteks seda, et nii, meil on nüüd 10 ideed. Iga üks, kes on valmis tõstma käe, ütleb, ma tahan seda ideed vedada, saab 2 nädalat aega, ei saa minutiti tööajast näiteks, või saab 2 nädalat vabaks, ükskõik, see on parima praktika kokkulepe, saab 1000 eurot ja kõik need, kes tulevad tagasi 5 kliendi kinnitusega, et see on jumala hea idee, nendega minnakse pärast seda edasi. Ehk siis kokkulepid protsess kõigiga tehakse samamoodi ja selles mõttes, et flat ja aus test on ju, ainult põhimõtteliselt market test. Ja see on, klassikalises on ju startupi maailmas täpselt nii asi käibki. Ja siis teine asi on investeeringud. Ma ei oleks laval, kui ma ei ütleks, et 2% klubi on ju, mis sai siin eelmise presidendi Kersti Kaljulaiuga koos asutatud. Ehk siis, et kus on siis see, kus need 110% ettevõtted tulevad? Need tulevad nendest ettevõtetest, kes teevad süsteemselt innovatsiooni investeeringuid, kellel on oma protsess ja selle jaoks ette nähtud raha. Ja mis see miinimumpiir on? Kui me vaatame maailma mingi top 2000 ettevõtet, siis nemad reeglina, ütleme, et seal farmaatsias panevad 15% on ju oma käibest, IT-s, hardware'is kuskil 7%, software'is umbes 14% või 10%, kuskil seal vahemikul. Ma ütleme, et Eesti ettevõttel on päris hea, kui sa alustad 2%-ga oma käibest. Et 2% oma käibest paned R&D investeeringutesse ja süsteemselt teed kogu aeg toote ja teenuse arendust. Ja hakkame lõpupoole jõudma, et et see on nüüd selge, see nutika riigi ja majanduse ja mis tuleb siis saavutada, milliseks ettevõtteks tuleb muutuda, see on ka selge, mis siis veel laual on. Siis me kaua ei peatu, aga tegelikult täna me kõik teame, on ju, juba 2019 aastal juhtus see, kui Gartner oma siis juhtide uuringus jõudis arusaamisele, et kõik IT-ga seonduv on peale ettevõtte kasvu top prioriteet number 2. Ja siin ei ole mitte midagi muutunud. Siin ei ole mitte midagi muutunud, see on endiselt nii. Ja kui mõelda selle peale, et et mis see IT on siis? Ja ma panin siia ühe ettevõtte siukse IT juhtimise skoobi, lihtsustame pilti, ütleme, et seal üleval on oskused ja teadmised, siis on haldus, arenguplaan, arhitektuur ja see omakorda veel läbi, ma ei tea, klassikalise IT infra, küberturbe, siseinfosüsteemid, andmed, kõikide nende lõigete kohta pead sa kõik need 4 kihti läbima, siis on sul ettevõtte IT hästi hallatud. Kui paljud suudavad seda kõikides nendes lõigetes teha üksi? Ma arvan vähesed, et
kes üksi hakkama ei saa, siis helistage Madisele. See oli reklaamiminutid praegu. Siis, ja loomulikult, kui sul on nagu selge skoop, siis võidavad need, kelle IT on, kasutame seda sõna kõrgkäideldav, on ju. Et ma tõin see tööstusettevõtete näite. 10 minutit katkestust keskmises tööstusettevõttest tähendab vähemalt 25% päeva tootlikkuse kadu. 10 minutit katkestust põhimõtteliselt killib sul veerandi või poole päeva tootlikkusest ära. Ehk siis siin ei ole teist võimalust, see kõik peab õlitatult toimuma. Ja kui võelda veel, kui vanasti olid ettevõtted, mida sa pidid tegema? Sa pidid ettevõttes tegema endale äriplaani, äriplaani isegi pidanud tegema. Mõtlesid, et sul oli hea idee ja proovisid müüa. Ja kui sa mõtled, mida täna ettevõttelt oodatakse, punkt 1 on äriplaan. Teine on siis see, et ma nüüd veensin teid ära, kõigil peab olema see innovatsiooni juhtimise mudel, muidu ei jõua sinna 110% ettevõtteks. Me teame, et digitaliseerimise kava on ka vaja, sest muidu sa seda efektiivsust kätte ei saa. Sa pead ikka mingi plaani järgi seda asja tegema hakkama. Nii, väga hea. Siis on vaja seda õlitatult toimivat IT-plaani, sest muidu sa seda kõrgkäideldavat lahendust ei saa, sest muidu tulevad need katkestused varem või hiljem. Nii, 4 asja juba. Siis on vaja küberturbekava ka, sest venelased ju kogu aeg pommitavad, on ju. Ma ei tea täna Eestis, ma teen päris palju tööstusettevõtted, mina ei tea täna tööstusettevõtted, kus oleks on-premise lahendust, kus ei oleks olnud probleemi. See on nagu absoluutselt ka. Siis peab olema väga väike ettevõte. Ja 6. on ju see ka, et millestki muust ju kui rohepöördest ei räägita, et sul peab olema vastutustundlikkuse kava ka, on ju. Ehk siis, et kuidas sa siis nagu ettevõttena reageerid sellele rohepöördele. Ehk siis päris kõva nagu plokk. Et võtame kokku. Nutikas riik ja majandus, innovatsioonipõhine majandus on see, mis meile heaolu toob ja meie lastele. Ja riik on tõstnud selle nagu tähelepanu alla ja teine, kuhu vaadatakse, on küberturvaline digiriik ja heade teenustega. Et mis siis see ettevõte peaks siis selles kontekstis tegema? Ja ma panin siia kokku paar soovitust, kuidas mina seda teeksin. Kõigepealt ma alustaks sellest, kõigepealt maandaks küberriskid ära. Et seal on nagu, ütleme, kulutus versus nagu potentsiaalne peavalu on kõige suurem. Siis teeks IT-s sellise konkurentsieelise selles kontekstis, et kui see asi maha ei käi ja inimesed saavad tööd teha, mitte viriseda, siis ta ongi juba konkurentsieelis. Sest see on, ütleme, et olemasolevate probleemidega on tihti ettevõttes inimesed harjunud, aga sinna ka efektiivsus kaob. Siis tuleks teha digitaliseerimise ja automatiseerimise kava ja seda hakata ellu viima ja panna siis innovatsiooni juhtimise parim praktika kokku. Ja lõppkokkuvõttes siis peaks siis ettevõtte juht kirjutama sinna budgetisse, et 2% käibest tehakse R&D investeeringuid. Ja niimoodi saamegi siis ettevõtted nutikalt nutikaks. See on minu poolt kõik, aitäh!